No nii, tulge meie juurde. Meie Alariga ootame teid inspiratsioonilaval. Alar siin ainult kallistab inimesi, tuleb kohe lavale tagasi. Nii tore. Tulge meile lähemale, tulge, sest tahaks teid ka kaasata siia. Ja meil on siis plaanis Tele2 podcast. Mis on sinu teeninduse vitamiin? Ja Alar, sina kohe varsti meil oled laval, aga arutleme natukene sellel teemal. Nii tore, et sa siin oled täna. Jaa. Sa oled kuidagi nii kaugel või? Natuke oleme nats veidrat nagu. Paneme selle nagu ära siit või? Jah. Teeme endal mugavamaks seda kohta siin nagu. Kas sa ise oled sellele küsimusele juba täna vastanud? Olen juba korduvalt vastanud, et tegelikult ma õudselt tahaks, et sina vastaksid sellele. Tead mis või? Ma võtan isegi ühe sellise ägeda nurga, et kas sa saaksid vastata niimoodi, et mida sa oled näinud ettevõtetes, mis on need teeninduse vitamiinid, mis tõesti panevad teeninduse särama. Sul on meeletu kogemus teeninduse koolitamise alal, müügi koolitamise alal, ühesõnaga sul on megakoolituskogemus aastakümneid. Et võib-olla oleks hea, kui sa võtaksid nüüd kõik kokku selle aja. Kui sa niimoodi küsid, mis on ettevõtetes töötavad teenindusvitamiinid, siis ma tean ainult kahte asja. Nii. Kolleegid ja juht. Kolleegid ja juht. Kui on selline juht, kes on valinud kolleegid, kellel on soojus, siirus, autentsus, power, jõud nagu sul, siis see on väga suur vitamiin, kui ma olen tööl ja mul on sinusugune kolleeg kõrval on ja teistpidi, kui mul on juht, kes päriselt huvitub, kui mul vahepeal see nagu vitamiini hooaeg sisemiselt otsa saab, et ma need vitamiinid endast tagasi saaksin. Ma rohkem ei teada, mis päriselt saaks inimesi toetada just ettevõtte sees, kui sa küsisid. Aga äkki küsime siit, ma näen, et siin laua ümber on kogunenud ettevõtte LHV. Ja näiteks seal on üks suurepärane teenindusvitamiin, nende põhjal mul tuligi see idee, Rain seal. Armas LHV, ma küsiksin teie käest, et mis on teie ettevõtte teeninduse vitamiinid? Kas sa tahad, Kristel, ise vastata või? Aga mikrofon ei tööta. Nüüd töötab või? Räägi veel. Kas on kuulda? On. Pane hästi lähedale ja räägi kõvasti. Jaa. See, mis me just kuulsime, me praegu kõik noogutasime kaasa. Meie puhul see täpselt nii ongi. Need inimesed, juht, aga kas on veel midagi? Ei ole. Kirg. Hirm. Kirg. Kirg. Ja ka see kirg on juba tagajärg, vaata, sellele, et sul on kolleegid ja sul on see juht. See ongi, jah, see on tagajärg. Ma ei tea, see oli ka meie vastus, nii et me just enne arutasime täpselt sama asja, et nii ongi see kõik võib. Jaa, kirg on see, mis sütitab teid LHV-kad. Kas nii, aga vaatame, äkki me leiame siit veel mõned kulged. See on nii naljaks, ma oleks mingi jõuluvana, vaata, nii lapsed, vaatame, kes tahab tulla. Luuletust lugema. Luuletused, jah. Aga Laura, kas sina tahaksid vastata? Jah, mul on tunne küll, et sa tahad. Mis on sinu teeninduse vitamiin? Minu teeninduse vitamiin on kindlasti improvisatsioon ja selles mõttes ma ikkagi seda ütleksin, et kirg on ikkagi see, vaata, mis meid KI-st eristab, eks ole. See, et hommikul ärkad ülesse ja sa tahad minna tööle, muidugi see on seotud of course ka nende töökaaslastega, aga ka mingi asi, mis meil on lihtsalt sisse ehitatud. Mingisugune sütik või asi, mis läheb põlema ja sa tahad teha enda tööd, see on valdkond meeldib sulle, sa armastad seda, et seal on ikka mingi selline inimlik asi, mida ChatGPT-l ei ole. ChatGPT ei ärka hommikul üles, ei mõtle, et tahaks räigelt mingi muusikalise loo kirjutada, et ma usun, et me sinna ei jõua. Väga hea. Ja tead, Alar, mul tegelikult tekkis kohe küsimus sulle, et kuidas seda mootorit, kus see mootor asub, kas ta asub siin kopsu all või südamepiirkonnas või et kas kõigil on see mootor olemas, see kiremootor? No mõtleme, me peame hakkama nagu otsast peale, siis me peame hakkama mõtlema väikestele lastele, on ju. Kuidas sinu kogemus on? Kas sulle tundub, et kõikidel lastel on powerful mootor, sest sul on lapsed vist? Mul on lapsed, jah. Mitu sul on? Hetkel on 2.
kas neil on mootor mõlemal olemas. Ühesõnaga, kas sa oled näinud last, kellel ei ole mootorit? ei, ma ei ole näinud. Et seega ma usun, et kõigil on mootor, on ju? On. Järelikult baas on olemas, aga nüüd on see, et mootor käivitub erinevates kohtades. Et kindlasti siin ruumis on inimesi, kelle mootor jääks seisma, kui nad peaksid siin lava peal praegu istuma. See ei oleks see, kus nende mootor käivitub. Ja siin on inimesi, kes nii nagu sina ja mina, meie mootor läheb lava peal käima, eks ju. Nüüd mulle tundub see nii oluline, et kas me kajame, ma ei saa aru, et ma vist äkki on see mikrofon, mis su käes on, et see mootor, mis su küsimus oli? Et kas kõigil on mootor olemas? Kas kõigil on see mootor olemas ja võib-olla isegi see, et miks ta siis ei käivitu kõigil? Ja okei, tavai. Et siis, kui inimene on vales kohas, on ju, ta teeb mingit asja, mida ta ei peaks tegema, siis mootor... Ma mõtlen näiteks enda peale, ma olen teinud elus müügitööd ülipikalt. Näiteks see oli tegevus, mille peale ma pidin kulutama tohututu energiat, et mu mootor saaks seal käimas olla. Sest see ei ole miski, millest ma unistan igapäevaselt telefonikõnesid teha klientidele. Ma teen seda hästi, aga mul on hästi vähe kütust selle jaoks, võrreldes sellega, mis juhtub siis, kui mul on lava peal. Et on mingid kohad, kuhu minu mootor on rohkem disainitud lihtsalt. Ja järgmine tasand on, oletame, et kui me leiame selle õige koha üles, kus ma pean olema ja see kontekst, kus, nagu see tundub nii loogiline, nagu üks auto on sportauto, teine maastikauto, on ju. Siis järgmine tasand ma olen näinud ka, et isegi kui ma teen tööd, mida ma justkui, ma sobin lavale, aga kui ma olen inimestega, keda ei huvita see, mida mul öelda on, siis mootor võib ka kustuda seepärast, et see mootor minu isikliku puhul on hästi tugevalt nagu tagasisidele nagu üles ehitatud, et kas ma saan nagu energiat vastu sellest, mida ma annan. Ja siis isegi kui ütleme, publik on hea ja inimesi huvitab see, mida on jagada, siis võivad olla hetked, kus erinevatel põhjustel, näiteks on mingi lähedase kaotus, kellegi surm, mingi abielulahutus, mingi terviseprobleem, mingi lapsepõlve jama, mis tuleb üles, eks ju, mis tõmbab nii palju energiat ja tähelepanu, et sul jääb vähem jõudu. Aga mida ma olen avastanud, et isegi kui ma olin nagu ülisuures depressioonis, kui ma mõtlen, niimoodi, et ma ei saanud peale koolitusi isegi nagu põrandalt püsti, ma olin nagu nii halvas kohas kodus, ma lihtsalt ei saanud jopet seljast ära võtta peale töö tegemist, ma olin lihtsalt nii halvas kohas, siis koolitused ma tegin ikka ära nii, et teised said powerit, et siis see, mis Laura ütles, mulle tundub, et siin nüüd tuleb veel üks komponent mängu, mis on see suhtumine, see nagu standard, mida keegi on endale nagu võtnud, et ma alla mingi lati ei lähe. See on mingi väärtus. Aga nüüd jällegi on nagu küsimus, ma ei tea, kas ma saan selle üle võtta vastutust. Ma mõistan, et siin on taustal, eks ju, süge nagu isa kasvatus, et kuidas see lause on, et kui sa nagu ei tee täiega, et ära üldse tee, eks ju, nagu sükene nagu idee on ju juba nagu uskumus, et kui tee korralikult, vist tal oli süge lause, et tee nii, et keegi teine ei peaks sinu järgi üle tegema, on ju, et süge nagu filosoofiline nurk sealt, samas ilmselt nagu vastutus ettevõtjana, et su bränd peab nagu toimima, on ju, et siin on nagu päris palju nagu mikronuansse sees, et kindlasti see lapsepõlve taust ja eeskujud ka toetavad, aga samas, kui ma mõtlen jälle väikse poisina, ma olen 8-aastane, ja ma olen hiljuti hakanud sõpradega arutlema, kust mul tuli see lava, see miski, see alar. Loomulikult siin on geneetiliselt, on hästi palju juba, ema ütleb, ma väikse poisina juba esinesin nii, aga ma mäletan hetki, kui ma olin mingi 7 ja 8 ja jõulupidu oli ja pidi nagu kingituste jaoks jõuluvanale midagi tegema. Ja ma arvan, minu esimene eeskuju laval oli Michael Jackson ja mis mind Michael Jacksoni juures nii võlus, kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen sellele, oli see, et Jackson suutis nagu mingid, ma ei tea, sul on, 10 000 inimest on seal nagu publikus ja siis ta astus lavale ja ta alguses tihti seisis ühe koha peal, mingi 5 minutit seisis ühe koha peal. Ja siis kuidagi lapsena tunda seda, kuidas see ei ole, kui keegi läheb ja lihtsalt seisab, see ei tekita publikust sellist nagu võimast jõudu. Aga kuidas miski, sa näitasid siia kuhugi kopsu alla, see päiksevõimikus on ju, miski leiab mingi jõu, millega teised hakkavad resoneeruma ja siis nagu sa vaatad seda ja mingi artist liigutab meid, on ju, samamoodi isa kaudu Freddie Mercury, see tema nagu mingi mehelik nagu altpoolt tulev seksuaalenergia, nagu jõud
millesse sa nagu publikuna lähed sisse, noh, ja eks me inimestena, ja samas see Freddie Mercury või Jackson väga paljudel ei tekita üldse mingit nagu haakumist, eks ju, kellelegi haakub mingi muu artist, et kellega ma üldse ei suuda samastuda. Seega see on huvitav, et meile kõigil tundub see jõudsenter nii erinevas kohas. Nii erinevas kohas ongi, et see on nii huvitav. Jaa. Aga võtame veel publikust mõned näited, et vaatame, kes siin on. Mis on sinu teeninduse vitamiin või teie ettevõtte teeninduse vitamiin? Tere! Ma arvan, et meie teeninduse vitamiin on empaatia. Nii-öelda siis võime näha maailma läbi kliendi silmade. Võime näha maailma läbi kliendi silmade. Ja samastuda. Väga lahe. Võtame veel mõne. Mis on sinu teeninduse vitamiin? Naeratus. Nii lahe. Kas sinu enda naeratus või kui keegi sulle naeratab? Tahad natuke siia rääkida sisse? Ta ei taha rääkida. See on ka normaalne. Aga võtame siit veel. Mis on sinu? Sina ei taha rääkida, mis on sinu? Selge. See on jumal normaalne. Ta tahab selle enda teada hoida. See on täiesti okei. Aga Tele2-lased, Kadi, Annika ja Risto, mis on Tele2 teeninduse vitamiin? Jaa. Mina arvan, et hea ja tasemel teeninduse aluseks on see, et me vaatame pidevalt endasse, vaatame, kus me saame paremini ja ägedamalt, seega ma ütleks enese siuke refleksioon võib-olla. Ja. Enese refleksioon. Aitäh. Niimoodi nagu puusalt tuli, vaadake. Mida te olete nagu täna siin, kui te olete vaata, ma just jõudsin praegu, on ju, et vaata, vitamiin tundub mulle nagu väline. Meie kehas, ma ei oska, no meil mingi A, B, C ja igast vitamiinid on meie kehas ka, on ju. Et kuidas see konverentsil te olete seni defineerinud vitamiini? See ongi nagu, mis iganes on selle tähendus? Minul on tunne, et see vitamiin on midagi sellist, mis käivitab ja mis hoiab mind heas energias. Näiteks ma just hetk tagasi ütlesin, et inimesed, kes mind mõistavad, kellega koos ma tunnen, et ma olen väärtuslik, et nemad on minu vitamiinid, on ju. Või siis soe, pikk vann näiteks nagu. Et nagu hästi palju erinevaid asju, aga see vitamiin ongi just see nii huvitav asi, et see on midagi, mis käivitab meie sees midagi. Sest et teenindus, see peab tulema, parim teenindus tuleb ka ju meie seest. Ma ei tea, mis sa arvad? No ma mõtlengi, et kui ma mõtlen oma teeninduskoolituste peale, et miks nad töötavad, on sellepärast, et mulle tundub siis, et ma jagan seal asju, mis on minu teenindusvitamiinid ja mulle tundub, kui ma nüüd mõtlen selle sinu definitsiooni peale, siis teenindusvitamiin on lugu ja see on lugu, mis puudutab, see on mind tundub väga tugevalt mõjutavad lood inimestest, kes kuidagi teevad midagi, mis ei ole ametijuhendis kirjas, teevad midagi, mida neilt ei paluta, aga mis on õige. Tead, niisugused nagu mingid hetked, kus vahel on mingi Facebooki video, Instagrami video või mingi film, no mingi Forrest Gump või mingid sellised hetked, kus sul tuleb pisar silma, sest sa ei oska seda põhjendada, aga sa saad aru, see praegu oli nii õige ja nii vajalik ja selliste tegude ja inimeste nimel ja selliseks inimeseks saamise nimel ma elan, et nagu kus kaob ära see nagu argine asjane põhjus, tagajärg, loogiline tegutsemine kogu aeg millegi nimel, vaid tuleb see inimlik soojus ja päris abi, käsi toetav, mille tulemusena inimestel on tunne, et inimesed on toredad. Ja võib-olla mul jäi kuidagi kõlama see, et see ei ole midagi, mis on ametijuhendis, et see on nagu midagi nagu ekstra siis sealt, mis nii-öelda tuleb sinu seest või? Ja samas ma ikkagi mõtlen selle jõuelemendi peale, mis mind kõige rohkem inspireerib, sest vahel, vaatan, kui me mõtleme näiteks restoranis superteenindajate peale, nad teevad väga paljud asju, mis on beyond ametijuhend, eks nad nagu jätavad kliendi nimed meelde, teevad mingeid ilusaid komplimente, kirjutavad mingeid asju nagu tassid, nendele servettidele ja nii edasi. See on kõik nagu äge, aga ma mõtlen kõige ja cool ja vajalik ja ilus, aga mulle tundub, et mind kõige rohkem innustavad nagu lood, mis on tõesti, näiteks mulle hiljuti, see ei ole nagu ideaalne lugu, aga see on nagu näide sellest, et ma käisin füsioterapeudi juures ja ta ütles, tal on
töö juures siuke masin, millega nagu saab mingit inimestega tööd teha, mis on 20 000 eurot maksev, eks ju, ja siis neil käib seal, praegu käib üks Ukraina mingi oligarh tema juures, siis ma põlvega ravisin. Ja kuna see masin on nii kallis, siis kogu aeg kolleegid pidid käima seal kabinetis, kuule, kas ma võin seda laenata, mille peale siis see oligarh nagu ütles, et kuule, et nagu, ma ei tea, palju see siis maksab nagu, et ma ostan teile selle ühe masina niisama juurde, ilma et ma midagi tahaks. Ja vaata, see on natuke sinna suunas, et kus keegi teeb midagi, millest ta midagi nagu otseselt vastu ei saa, aga mis on kellegi aitamine või mulle hiljuti, ma ei saa selle lugu rääkida, aga ühesõnaga, kus on lood inimestest, kes tahavad isetult kedagi aidata. Need on minu jaoks üli inspireerivad. Ja, et see tuleb kuidagi nende nagu seest, on ju. Nii, meil on jäänud veel võtta mõned vitamiinid. Tule. Sa pead võib-olla tema juurde minema. Aurelia, mis on sinu teeninduse vitamiin? Minu teeninduse vitamiin on teistele rõõmu valmistamine, sest see annab iseendale ka tohutult hea tunde juurde. Jaa, aitäh. Liis. Meil on siin mõned sellised, tuleb, muidugi tuleb. Liis, mis on sinu teeninduse vitamiin? Ma kuidagi tundsin, et sa küsid mu käest, ja siis ma mõtlesin, et teeninduse vitamiin kõige parem on kuulamine, jah, et päriselt kuulata kedagi, see on nagu soov mõista seda inimest ja siis see inimene ju tunneb, et sa päriselt tahad seda mõista ja sa kuulad ja siis on tunne seal vahel, et inimene saab aru, et sa päriselt hoolid ja see ongi üks ülihea vitamiin. Puudutas. Ja see kuidagi pani mind mõtlema, et minu üks teenindusvitamiin on vaikus. Sinu jaoks on vaikus? Ja, et ma mõtlesin, nagu siin on päris huvitav kombo sellest, et ma tajun, et see ruum hästi laeb mind, siin on nii palju naeratavaid inimesi, ma kuidagi tajun, siin on ju nii palju superteenindajaid, et see on nagu vau, et see energia on täiega tuntav versus mingi juhtimiskonverents, kus oleks nagu kõigil mingi ora kuskile sisse pandud. See on nii huvitav praegu tajuda, kui suur vahe võib olla seltskondadel. Et nagu kamp inimesi tuleb kokku, kes juhivad ja kes peaks olema teistele vitamiinid ja nende seltskonnas on õudselt nagu keeruline ja pingeline olla, sest tihti nagu nii tähtis on vaja olla või mingisugune maske on nii palju, et kuidagi siin ruumis on tajuda seda nagu maskidest vähemat versiooni, või siis presentatsiooniks on mask, mis on sõbralik ja nagu hooliv. Ja siis, kui su kolleeg ütles, vaata, kuulamine, kuidagi siis mõtlesin samas ka nagu introverdina, kui mõnus on nagu vahelduseks, kui on minu jaoks, kui on oletame siis hästi niisugune palju melo, ma saan sellest mingi laetuse, et siis sellele järgneks nagu õhtu lihtsalt looduses, nagu niisugune vaikus, totaalne vaikus, võib-olla mingi, ma ei tea, sinuga lähen jalutama kellega on sügav vestlus, see on hästi nagu laadiv. Ma kujutan, et see on midagi analoogset. Jah. Aga aitäh, meil saigi meie podcasti aeg sai otsa. Ma tunnen, et ma tahaks veel tunde sinuga nagu rääkida, et me natukene kraapisime seda pinda, aga võib-olla mis minule praegu siit kuidagi jäi meelde või kõnetame on see, et ikkagi meil igal ühel on omad vitamiinid ja igal ettevõttel on võib-olla omad teeninduse vitamiinid ja võib-olla see oleneb ka sellest, et millised inimesed seal ettevõtetes töötavad. Ja mulle meeldiks siia lisada see, kui sa ütlesid, igal ühel on oma vitamiinid, siis mulle tundub, et see minu sõnum ikka ja jälle nagu inimestele ja iseendale on, kuidas oleks, kui sina oleks teiste inimeste vitamiin. Mina, Neidle, ma rääkisin sinuga telefoniga, ma sain sult nii palju, sa olid minu vitamiin, et nagu teenindusrollis meil on kõigil võimalus olla nii paljude inimeste vitamiin, sest veel kord, kui me läheme mingile teisele konverentsile, siis on näha, kui tühi on inimeste tass. Ükskõik tähtis on töö, aga tass on tühi. Et siis nagu teenindaja võimalus ongi olla nagu vitamiin, aga siis sealt peab sul olema endal mida anda, see ei saa olla B-. Kas oleme B6 või B12. Selle toreda mõttega lõpetamegi, et oleme siis üksteisele täna siin vitamiinid, eks? Ja aitäh! Aitäh sulle!